Tere tulemast! Selles videos vaatame nüüd detailsemalt teemat, mida me varasemast oleme juba pisut vaadanud, ehk sõnesid. Ja võime mäletada nende kohta siis seda, et tegemist oli viisiga siis, kuidas märkida endale Pythonis tekstilisi väärtuseid. Näiteks võime mäletada, et võisime ülakomadega teksti märkida või siis võisime jutumärkidega seda märkida. Ja kui me tahtsime kasutada ülakomasid või jutumärke teksti sees, siis nägime ka seda, et võime neid kombineerida kokku selliselt, et kasutame ühte neist siis selle sõne alustamiseks ja lõpetamiseks ja teist saame siis sõne sees kasutada, et kui näiteks siin see Reilender on oma teksti sees, siis ülakomasid ümber kasutades saame seda kasutada ja teistpidi näeme seda ka, et jutumärkidega ümardatud teksti sees saame ülakomasid kasutada. Proovime siin videos nüüd vaadata 4 küsimusele vastust, et esiteks, mis siis, kui me tahame ühe sõne sees mitut rida kirja panna, teiseks, mis siis, kui me tahame nii ülakoma kui ka jutumärke korraga kasutada, kolmandaks vaatame seda, et mismoodi seda teksti veel ümber töödelda erinevatel viisidel ning vaatame ka seda, et kuidas kontrollida teksti kohta, et kas mingid omadused tema kohta kehtivad või mitte. Ja liigumegi siis selle juurde, et mõned töövõtted selle kohta üle vaadata. Ja üks nendest töövõtetest on erisümbolite kasutamine. Ja erisümbolid on sõnade sees märgitud selliselt, et me kasutame sellist langkriipsu sümbolit, millele järgneb veel mingi teine sümbol, mis siis omab mingit erilist tähendust. Ja paneme siin tähele, et siin tegemist on siis mitte selle tavalise jagamismärgiga, vaid see on just vastupidi, et see langeb meil teistpidi. Esimene erisümbol, mida vaadata, oleks selle jaoks, et märkida spetsiifiliselt kas ülakoma või jutumärgid. Et siis paneme kirja selle langkriipsumärgi ja selle järele kas selle ülakoma või jutumärgid. Ja kui me selliselt oma ülakomasid või jutumärke märgime, siis Python võtab neid alati meil teksti osana ning ei loe neid kogemata siis teksti lõpetamisena. Ja selliselt olekski võimalik meil näiteks märkida ühe sõne sees nii ülakomasid kui ka jutumärke. Et näiteks selle ülemise näite seest võime näha, et meil on sõnes nii ülakomasid kui jutumärke tarvis ning praegu sõne on ümbritsetud meil just ülakomadega. Seega selle jaoks, et sõne sees ülakomasid kasutada, võimegi seda erisümbolit nüüd kasutada, et paneme kirja selle langkriipsumärgi, selle järel ülakoma ja siis Python saab juba aru, et mõtlesime seda teksti osana kirja panna. Järgmine erisümbol on reavahetuste märkimiseks selliselt, et kirjutame langkriipsumärgi, millele järgneb n-täht. Ja sellisel viisil saame näiteks märkida enda sõne sisse mitu erinevat rida. Nagu selles näites siin, et meil on langkriipsuga n-täht siin ja esimene rida ja teine rida meil seega on praegu ka väljastades või kasutades erinevatel ridadel meil programmi töö käigus. Veel, kui me soovime seda langkriipsu sümbolit ennast teksti sisse kirjutada, siis selle jaoks on veel erisümbol, kus me kirjutame 2 tükki neid langkriipsumärke järjest. Veel teine variant mitmerealiste sõnade kirjapanemiseks on selliselt, et kasutada 3-kordset jutumärgi sümbolit või ülakoma sümbolit. Ja see näeb välja siis nii, et võime kohe oma Pythoni programmi sisse erinevatele ridadele selle teksti sisu kirjutada, et alustame siis 3-kordse ülakomaga näiteks, kirjutame esimese rea esimesele reale, teise rea teisele reale, kolmandale ja siis paneme sinna lõppu veel samuti 3 tükki seda sama sümbolit. Nüüd, millega peab siin ainult ettevaatlik olema, on see, et me sellel juhul siis ei tohi 3 ülakoma selle teksti enda sees kasutada, mis õnneks on küll haruldasem kui lihtsalt üksiku ülakoma või jutumärgi kasutamine kuskil teksti sees. Ja sedasama töövõtet võime kasutada ka sel juhul, kui me tahame ühe sõne sisse ülakomasid ja jutumärki siis märkida, et näiteks alustame 3 ülakomaga, lõpetame 3 ülakomaga ja siis saame teksti sees kasutada nii ülakomasid kui ka jutumärke. Ja ettevaatlik peaks ka sellega olema, et meil sõne ei tohiks lõppeda ülakomaga, et muidu sel juhul tekib meile 4 ülakoma sinna lõppu ja siis Python juba arvab, et need esimesed 3 tükki nendest peaksid sõne lõpetama. Näeme selle kohta kindlasti praktilist näidet hetke pärast ka. Nagu enne mainitud, siis tahaksime sõnesid ka osata muuta ning nende kohta erinevate omaduste paikapidamist kontrollida ning selle jaoks kasutame töövõtet meetod, mille puhul on tegemist siis funktsiooniga, mida peab natukene erilisemal viisil kirja panema. Tema esimene parameeter tuleb talle selliselt, et me kirjutame funktsiooni nime ette punkti ja sellest vasakule poole veel anname siis talle ühe parameetri juurde.
et näiteks kui vaatame siin koodinäidet sõnaga tere kõigile, siis kui paneme selle järele punkti ja siis paneme kirja funktsiooni nime starts with, millel on veel omakorda sõneline parameeter sees, siis justkui võimegi seda ette kujutada nii, et sellel funktsioonil starts with on praegu 2 parameetrit. Esimene vasakpool on siis see sõne, mille peal seda tööd siin tegema hakatakse, milleks on praegu kontroll, et kas sulgudes parameetriks antud tekst on selle sõne alguses, ehk siis kas tere kõigile algab meil sõnega tere praegu, mis võiks meile anda praegu tõeväärtuseks tulemuse true näiteks. Nüüd, mis on sellise töövõtte eelis sellega võrreldes, mis me varasemalt oleme kasutanud, et tavaliste funktsioonidega oleks siis see, et on natukene hõlpsamalt võimalik neid operatsioone mitu tükki järjest teha, et näiteks kui meil on siin sõna tere ja me tahame temaga teha 2 asja, et tahame ta läbivalt väiketäheliseks muuta ja siis tahame kontrollida, et kas see väiketäheliseks muudetud asi algab meil selle läbivalt väiksetähelise terega, siis saame seda nüüd palju lihtsamalt teha sellega võrreldes, et mitu funktsiooni üksteise sisse panna. Nüüd, mida küll tähele panna nüüd nende meetoditega, on see, et me saame sellest punktist vasakule poole märkida ainult sõnelisi väärtuseid praegu. Muude andmetüüpidega praegu ei tööta, et näiteks arvulise 123 kohta me seda funktsiooni kasutades siin ei saa otsustada, et kas ta nüüd 12-ga algab. Ja liigume siit nüüd edasi paari praktilise näite juurde Thonni keskkonnas. Et kõigepealt näeme siin siis selle langkriipsu ja n-märgiga kirja pandud reavahetuste näidet. Et näeme, et siin esimene rida algab, siis on langkriipsuga n-märk, siin on teine rida langkriipsuga n-märk ja siin on veel viimane 3. Et kui selle tööle paneme, siis täitsa kohe näeme, et meil ilmub kogu see tekst nüüd 3 eraldi reale. Ning nüüd võime kasutada neid erimärke ka nüüd jooksvalt tekstitüüpi kokkupanemise jaoks. Et näiteks kui meil on siin 3 erinevat rida eraldi sõnedes praegu kirjas, siis me võime nad kokku liita niimoodi, et paneme neile keskele nüüd need reavahetuse märgid ja siis näeme tulemust, et jällegi on meil 3 eraldi reaalse sisu. Et silumisrežiimis võime seda läbi mängida siis ka nii, et meil on 3 erinevat sõnemuutujat siin, mida võime järjest kokku panna nii, et võtame selle esimese sõne, liidame talle otsa langkriips n reavahetuse märgi, paneme teise rea otsa, paneme veel ühe reavahetuse märgi ja ühendame veel ka 3. rea kokku, et nüüd selliselt oleme ta siia ühte ja samasse muutujasse kokku pannud ja võime seda juba ühtse tervikuna siit kasutada, et näiteks ekraanile kuvadagi siis juba korraga kõik need 3 rida. Järgmisena vaatame siis seda 3 ülajakoma või jutumärgiga märgitud mitmerealist sõne. Et nagu siin see sisu näiteks on 3 erineva rea peale kirjutatud praegu, siis teda tööle pannes näeme, et tõepoolest ta meile nii siia ilmub. Ja nagu slaididelgi nähtud, siis on meil võimalik nüüd sellise konstruktsiooni sisse lisadagi nüüd juba otse nii ülakomasid kui ka jutumärke siin. Kui seda siin tööle paneme, näeme, et nad on kenasti siin mõlemad esindatud. Aga millega tõesti peame siin ettevaatlikud olema on siis see, et meil see sõne näiteks ei tohi lõppeda selle sama ülakomaga, et kui me näiteks tahame seda leidsin YouTube'ist videot, tahame ümbritseda ülakomadega, siis ta läheb meil siin imelikuks ja annab errori ka, kui ta tööle paneme, sest ta tõesti arvab nüüd, et need esimesed 3 ülakoma on siin selle kogu sõne lõpp ja seega seda viimast nüüd ta ei oska kuidagipidi ette võtta. Et siis praegusel juhul näiteks peaksime siis kasutama hoopiski näiteks jutumärke, kui me tahaksime nüüd just ülakomaga hoopiski seda lõpetada. Ja järgmiste näidetega võtaks nüüd ette meetodite kasutamise. Et näiteks vaatame siin koodi näidet, kus meil on üks sõne, sisuga Kalevipoeg, siis nagu slaidilgi nägime, olid meil sellised funktsioonid, millele saame esimese parameetri anda siin punktist vasakul pool, et täpselt seda praegu selle Kalevipoega siin siis teemegi. Ja paneme tööle nüüd capitalize nimelise meetodi. Ja mida tema teeb, on siis muuta selle sõne esimene sümbol suuretäheliseks. Et siis näeme selle tulemusena, et meil on nüüd juba suure tähega Kalevipoeg, mille saame siia muutujasse pealkiri meelde jätta ja siis kuvada kasutajale seda juba kenasti suure algustähega algavalt. Nüüd, millega peame siin nüüd küll ettevaatlikud olema, oleks siis see, et paneme tähele, et see meetod meil mitte ei muuda seda esialgset sõne nüüd, vaid ta paneb kokku meil täiesti uue sõne, et kui me nüüd proovitaksime käivitada teda niimoodi, et me mingisse muutujasse seda tulemust ei jäädvusta, siis võime näha, et meil see raamat
Kalevipoeg säilib siin muutuja väärtuses samamoodi nagu ta enne oli. Et see capitalize meetod küll enda töö tulemusena annab meile selle suuretähelise Kalevipoja, aga kui me midagi sellega ei tee, siis meie muutu jääb ikkagi samaks, kui me seda uut tulemust nüüd muutujasse ei kirjuta. Ja seega praegusel juhul siis kirjutaksime juba väikse tähega ekslikult selle Kalevipoja raamatu nime. Selliseid meetodeid on Pythonis tegelikult päris palju, et vaatame mõned olulisemad nendest üle ja alustame kõigepealt selliste näidetega, kus meil on meetodid, mis siis muudavad seda esialgset sõne mingit pidi ja panevad selle põhjal siis uue sõna juba kokku. Et esiteks alustame sellise näitega, et meil võiks olla siin üks Oskar Lutsu autorinimi ja tahaksime teha nii, et meil kõik nimed oleksid suure algustähega siin sees. Et selle jaoks võime kasutada sellist meetodit nagu title, millele siis Oskar Lutsi nime ette andes näeme, et tulemus on meil nii, et iga tühikuga eraldatud eraldi sõna algab meil ühe suure tähega ja näeme seda siin väljastades samuti, et meil autori nimi juba kuvatakse siin suure tähelise Oskar Lutsuna. Siis järgmisena vaatame sellist raamatu nime lühendit, mis EE-na võiks meil siin Eesti entsüklopeediat tähistada. Võime siin näha seda, et võime tegelikult kohe kasutuskohal samuti seda meetodit rakendada, et prindi sees otse võime siis raamatu lühendi peal välja kutsuda selle upper meetodi, mis muudab meil selle lühendi praegu läbivalt suuretäheliseks. Et siis topelt E meil on siin suuretäheliselt praegu siis öeldud, et see on Eesti entsüklopeedia lühend. Nüüd järgmine kasulik meetod on lower meetod, et võime näha, et kui meil on siin mingi sõne, kus on suuri tähti sees, nagu näiteks see suuretäheline hobune, siis lower meetodiga me saame selle läbivalt väiketäheliseks muuta, et siis kuvada kasutajale, et tubli loom hobune näiteks. Siis veel kasulik meetod võib olla replace, millega saame asendada mingeid alamosasid enda sõne sees. Et näiteks kui meil on siin 3 sümboliline nähtaval, siis võime selle ette võtta selliselt, et määrame, et millega me seda 3 märki siin asendame, näiteks Oskari nimega, et siis sel juhul kõik eksemplarid sellest esimesest parameetrist asendatakse meil teise parameetriga siin punktist vasakule poole jääva sõne sees. Et siis näeme, et tulemuseks on meil juba tere tulemast tagasi Oskar, rõõm taas kohtida Oskar. Ja veel viimane kasulik meetod, mille saame veel eriti ilmekalt järgmisel nädalal ette võtta failide lugemisel, on strip nimeline funktsioon, mille eesmärk on siis selle sõne algusest ja lõpust ära puhastada mingeid sümboleid. Et näiteks alustame siin sellise näitega, kus meil on siin tekst, millel on mõned tühikud võib-olla ees ja lõpus on mõned üleliigsed reavahetuse märgid, siis kui me tahame nendest lahti saada, siis võime sellele strip meetodile parameetriks andagi need sümbolid, et näiteks tahame tühikutest lahti saada, mida siin vasakul näeme, tahame reavahetustest lahti saada, mida näeme siin allpool ilmumas ja tulemus on meil juba ilma nende tühikuteta ja reavahetusteta sõne. Järgmisena vaataks ka komplekti meetoditest, mis nüüd ei muuda seda etteantud sõne, vaid proovivad mingeid omadusi nende põhjal kontrollida. Et näiteks alustame siin sõnega asjaajaja ja vaatame, missugustele küsimustele me saame vastata selle sõne põhjal siin. Et esimene küsimus, kui palju ja alamosasid selles sõnes meil on, selle jaoks saame kasutada count meetodit, et see siis võtab ette meie sõne, loendab siit seest siis välja, et mitu ja eksemplari siin on ja näeme praegu tulemusena siin 3, et kuvab meile arvuti siis, et ja alamosasid oli 3 tükki. Siis meetod starts with ütleb meile, et kas meil sõna algab millegagi või mitte. Et võime siin seda asjaajat siis analüüsida, et kas tema algus on asja, selle kohta võiksime saada praegu tõese tulemuse, et tõesti siis kuvab meile programm praegu selle if lause sees olevat sisu nüüd. Siis teistpidi võime kontrollida, et kas see sõna lõpeb meil millegagi ends with meetodiga. Et vaatame siis, kas see asjaajaja lõpeb ajajaga ja näeme siin praegu samuti, et see kehtib, seega if lause sisu täidetakse. Kui me tahame üldisemalt vaadata, et kas üldse kuskil koha peal on mingi sõne olemas sõne sees, siis saame kasutada siin in võtmesõna, et see siis vaatab, et kas meil see vasakule poole märgitud sõne on alamosa selle parempoolse sõne sees. Et näiteks kas see ja on meil siin asjaaja sees, praegu jõuab järeldusele, et tõepoolest on, seega if lause sisu täidetakse. Ja muidugi saame vastupidist siis teha siin samuti, et kui me notiga vaatame millegi mittekehtivust, siis võime näiteks vaadata, et kas tegija on meil asjaaja sõne sees, siis ilmselt ei ole, eks ju. Selle järgi saame siis just vaadata praegu, et tõepoolest meil mittesisalduvus siis kehtis ja saame sellele vastava väljundi siia kasutajale nähtavale tuua.
Nüüd jätkuks prooviks ühe klassikalise sõnetöötlusülesande koos ka läbi kirjutada, kus võtaks endale eesmärgiks, et esiteks kasutaja peab sisestama oma täisnime ja mingi parooli, et need tüüpid on siin juba olemas, ja programm peaks meile teatama, et kas kasutaja sisestas just õige nime ja parooli, et õige vastuse korral me tahaksime kasutajale kuvada mingi tervituse, kus on tema täisnime näidatud meil ilusasti suurte algustähtedega algavalt. Ja nõuame seda kontrolli siis nii, et parool peab meil täpselt klappima, aga kasutajal on lubatud siis seda nime sisestada nii, et võib olla vaheldumisi nii väike kui suur täht, et see ei tohi siis mõjutada, et kas meie programm õigesti töötab või mitte. Ja proovime selle programmi kirjutada ideega, et meil see nimi ja parool on siis ette antud, nii nagu me siit ülevalt praegu loeme. Nüüd, kui me tahame seda nime ja parooli kontrolli nüüd teha peale seda, kui kasutaja on nüüd sisestanud, siis esiteks parooli me võime minna kohe sirgjooneliselt kontrollima, eks ju, et selle kohta oli öeldud, et tema peab täpselt klappima, et las see siis jääda nii, nagu ta on, aga on öeldud siis, et see nimi peaks olema meil mitte tõstutundlik, et võib kasutada mõlemaid tähti siin, nii suuri kui väikseid, et siis sel juhul me peaksime selle kontrolli ehitama üles siis selliselt, et me paneksime ühe korra selle nime siia kirja siis näiteks läbivalt väiketähelisena, et siis Sulev Salajane kirjutame niimoodi siia, ja võiksime siis selle kasutaja nime siin võrdlemise hetkeks muuta väiketäheliseks samuti. Või vastupidi, paneme siia läbivalt suuretäheliseks ja siia nimi.upper, aga idee on siis see, et kui me muudame selle sisestuse väiketäheliseks, siis meil võrdluse juures enam ei ole vahet, et kuidas kasutaja selle sisestas ja võrdleme seda väikse tähelisega samuti. Ja võimegi sel juhul siis kasutajale siia mingi rõõmusõnumi näiteks sisestada, et õige parool ja tere tulemast ja paneme siis selle kasutaja sisestatud nime siia ilusasti siis suurte algustähtedega algama, et kõik nimeosad. Ja selle jaoks tuletame meelde, oli meil title meetod, eks ju, paneme selle niimoodi tööle. Paneme siia veel selle alternatiivse sõnumi ka kirja, et mida öelda juhul, kui see parool siia valesti läks või siis nimi on valesti. Ja võimegi proovida siis läbi mängida, et mismoodi ta selle kontrolli siin nüüd teeb niimoodi, et tõstutundlik ei oleks. Silumisrežiimiga kõigepealt sisestame siia selle nime, et kirjutame siia Sulev näiteks väikse tähega ja Salajane suure tähega ja paneme parooli siis siia samuti praegu õigesti kirja. Et kõigepealt parooli läheme siia siis otse võrdlema, see annab meile tõese tulemuse ja nüüd näeme, et meil see Sulev Salajane on siin kindlasti praegu teistsugune kui see läbivalt väiksetäheline Sulev Salajane, eks ju. Aga nüüd ükskõik missugune väiketähtede ja suurtähtede kombinatsioon meil siin sõne siis on, siis lower meetod muudab selle läbivalt väiketäheliseks ja nüüd saame juba sirgjooneliselt kontrollida, et kas ta siis on nüüd sama nimi või mitte. Ja praegu täitsa siis tuvastame ära, et oli õige inimene ja saame siis see rõõmusõnumi kirjutada, et Sulev Salajane oma õige parooli see sisestas ja veel sellisel kujul ka nagu ülesanne meilt seda palus. Ja muidugi võime siis vastupidist siin näha samuti, et kui sisestame siia mingi vale nime, või teeme nii, et isegi parool on õige, aga proovib vale kasutaja nimega sisse logida, siis näeme, et meid tuuakse siia else plokki, kus kurdetakse, et parool on meil siin siis valesti läinud. Et selline tüüpiline ülesande püstitus siis, kus me tahame mitte tõstutundlikku võrdlust teha, et saame seda siis näiteks lower meetodiga sooritada. Nüüd võtame tänase video lõpuks ette veel ka ühe nuputamisülesande ja proovime vaadata siis, et mis läheb siin koodis valesti. Ja pitigi võtta siis paar minutit, et video pausile panna ja proovida mõelda, enne kui nüüd koos üle vaatame. Proovimegi siis üles leida, et kus kohast hakkab asi viltu vedama. Et silumisrežiimis võime sisestadagi Oskar Lutsu ja Kevade, nii nagu siin soovitatud, ja vaatame siis, kuidas see kontroll meil jätkub. Et proovitakse siis seda raamatu nime siin võrdlemise jaoks väiketäheliseks muuta, nii nagu ennegi tegime. Et siis Oskar Luts ja Kevade siin on nüüd väiksetähelisega. Aga mis meil juhtus, on siis see murekoht, mida me ennegi pisut nägime, et meil siin muutuja sees nüüd ei avaldu. Ja kui me võrdluse teeme, siis on ta ikka nii suurte algustähtedega nagu enne, et siis seetõttu meil seda nimesid üldse praegu ei tabata ära. Et mis me siis peaksime tegema, oleks see, et me peame selle tulemuse siia salvestama ikkagi muutuja sisse, et see seal ilusti olemas oleks hiljem võrdluse juures. Seejärel peame kõik võrreldavad väärtused muidugi samuti siis läbivalt väiketäheliseks tegema, et siis Oskar Luts, Kevade, Suvi ja need järgnevad raamatud ja autorid samuti siis oleksid väiketähelised ja tarvidusel võime siis nende jaoks ka kasutada seda sama lower meetodit. Ja sellega võimegi siis tänasele videole praegu joone alla tõmmata, et kohtumiseni juba järgmisel nädalal uues videos.